Tere! Siin Brüsseli päevik Jana Toomiga. Euroopa Parlamendi esimene täiskogu istungjärk on lõppenud. Arutatakse Euroopa Komisjoni uut koosseisu, kuid tulemuseni on veel aega, nii et räägin teile millestki muust. President Karis viibis eelmisel nädalal Ukrainas ja kutsus üles. Venemaa tuleb panna täieliku kaubandusembargo alla, eriti mis puudutab Venemaalt pärit fossiilkütuseid. Karis märkis kurbusega, et alates täiemahulise sissetungi algusest on Euroopa Liidu liikmesriigid maksnud Venemaale fossiilsete kütuste eest 200 miljardit eurot. Me kõik teame, et Venemaalt nafta ostmine rahastab sõda Ukraina vastu. Tõsi on, et Ungarile tehti 2 aastat tagasi erand. Ta sõltub 70% ulatuses Venemaa naftast, kuid juunis laiendas Ukraina sanktsiooni Lukoili vastu, keelates nafta transiidi Ungarisse läbi oma territooriumi. Iroonia on selles, et paar päeva enne Karise visiiti Ukrainasse mängiti kõik uuesti ümber. Peaminister Šmyhal kinnitas, Ungari saab jätkuvalt Lukoili naftat, kusjuures Ukraina kaudu. Samas ei ole Ukraina oma sanktsiooni tühistanud. Kuidas üldse võimalik on? Väga lihtsalt, tänu juriidilisele trikile. Ungari peamine naftakompanii MOL on Lukoiliga kokku leppinud, et Ukraina piiril nafta justkui vahetab omaniku. Teisisõnu, enne piiri on nafta veel Venemaa oma ja pärast piiri on see otsekohe Ungari oma. Ungarlased on ka Kiieviga kokkuleppele jõudnud. Ukrainal pole midagi selle vastu, et läbi nende territooriumi voolaks just nagu Ungari nafta. Vastutasuks maksab Ungari Ukrainale juurde $1,5 barreli eest. Füüsiliselt ei muutunud mitte midagi. Nii nagu Ungari ostis Venemaalt naftat, mis läbib Valgevene ja Ukraina, nii ta teeb seda ka edaspidi. Pole välistatud, et sama skeemi järgi Ungari ja Slovakkia pikendab oma lepinguid Venemaa gaasile. Poliitikud võivad rääkida mida iganes, kuid kui naftakaubandus on kasulik sõna otseses mõttes kõigile, siis kehtestada Venemaa täielik kaubandusembargo ei õnnestu. Ja moraal ei ole siin selles, et Venemaa nafta leiab alati augu, vaid selles, et maailm on veidi keerulisem, kui presidentide ja ministrite kõnedest aru saada võib. Ja muide lugu Ungari, Venemaa ja Ukrainaga sellega lõppenud. Juunis leppisid G7 liidrid kokku, et nad laenavad Ukrainale ühiselt $50 miljardit. Laenu tagatiseks peaks olema külmutatud Venemaa varadest saadav tulevane kasu. Tuletan meelde, et varasid kui niisuguseid Euroopa Liit kasutada ei luba, kuid me võime nende märkimisväärset intressi kas või 100% ulatuses maksustada. Laenu otsustati jagada. 20 miljardit annab Euroopa, 20 USA ja ülejäänud osa Ühendkuningriik, Kanada ja Jaapan. Oleks võinud arvata kokku lepitud ära tehtud, kuid võta näpust. Ameerika Ühendriikides peab laenu heaks kiitma kongress ja selle alamkojas on parasjagu rohkem vabariiklasi. Kongressi heakskiidus saab ka mööda minna, kui on olemas garantii, et Venemaa varad jäävad külmutatuks ja teenivad kasumit, kuni Venemaa alustab reparatsioonide maksmist. Probleem on aga selles, et Euroopa Liidus uuendatakse sanktsioone iga 6 kuu tagant, mis tähendab, et iga 6 kuu tagant teoreetiliselt võib ükskõik milline Euroopa Liidu riik Venemaa varasid lahti külmutada, näiteks seesama Ungari. Ja Ungari kasutab juba kindlasti oma vetoõigust, et Brüsselit šantažeerida ja saada mingisugused soodustusi. Stabiilsus on 0. Ameeriklastele see ei meeldi ja nii tuli Washington ettepanekuga pikendada sanktsioone uuendamise periood 6 kuult 3 aastale. Euroopa on põhimõtteliselt nõus, kuid otsus sanktsiooniperioodi pikendamise kohta tuleb samuti teha ühehäälselt, nagu te vist juba arvasite ära Ungari osalusega. Aga Orban kavar rebane ei öelnud ei jah ega ei. Ta lükkas otsuse tegemise novembrisse peale USA presidendivalimisi. Et küll siis näeme, kui Trump võidab, langeb küsimus iseenesest ära. Igal pool pigi. Kuid kuna Euroopal on väga huvitatud Ukraina abistamisest, on meil olemas plaan B. Anda Kiievile veel aasta lõpuni mingi laen praeguse finantsabipaketi osana. Siin on Ungari jõetu. Ukraina vajab 2025. aastal hinnanguliselt $38 miljardit. Brüssel kaalub praegu summat kuni 40 miljardit. Ja kui Orban teeb siis järeleandmisi, annavad ameeriklased oma $20 miljardit ning me lähme tagasi vana skeemi juurde. Kuid kõige meeldivam lahendus see pole. Täiendavad 20 miljardit augu Euroopa eelarvest läbi ei löö, kuid see pole ka väike summa. Seepärast hakkame Ungarit veenma.
Ungari hakkab aga vastu punnima, kuna välispoliitilisi otsuseid teeme me ühehäälselt ja see kehtib mitte ainult Ukrainale antavatele laenude puhul. Seniks aga olge terved ja kohtume nädala pärast.